Aiasaadet kutsub vaatama aiaväetiste tootja Biopon. Hommikust aednikud. Väino Esklaga räägime täna marjapõõsastest. Seedri puukoolis aga uurime pookimistarkuseid vanadele viljapuudele. Viskame taas pilgu Nurga puukoolis 2013. aasta augustis toimunud aianduspäevadele ja uurime rooside hingeelu Rein Joosti juveelikambris. Neil, kel on olnud oskust varajasemaid marjapõõsaid endale soetada, hakkavad esimesed marjad juba valmima. Ka selle aasta augustis on võimalik Nurga puukooli aianduspäevadel Väino Esklaga kohtuda ja marju degusteerida. Praegu on mustasõstra sortide valik läinud väga suureks, sortide arv küünib juba seal mitmesse kümnesse, aga samas on teatud sordid, mis on sõela peale jäänud, mis on suurte marjadega, on maheda maitsega, on muidu heade näitajatega. Kõige varasematest sortidest võib soovitada Varmast, Eesti sorti. Siis on keskvalmivatest näiteks Pameti Vavilova, hilisematest sortidest on Bagira, Lentjai, Tšorni Žemtšuk. Mida peaks mustast sõstrast teadma enne istutamist? No üks kõige hullem asi on muidugi pahklest, aga pahklesta saab muidugi kontrolli all hoida, kui seda pidevalt ära noppida. Pahklesta kindlaid sorte pole olemas, on sellised sordid, mis võtavad rohkem lesta külge, mis võtavad vähem külge. Üldiselt kipuvad lestad eelistama ka selliseid sorte, mida inimene rohkem tahab, aga samas ma ütlen, et kui järjepidevalt neid põõsad kontrollida sügisest kuni kevadeni välja, siis on võimalik neid kahjustatud pungi ära noppida ja siis ei levi see lest ka nii kiiresti. Mustsõstar eelistab niiskemat kasvukohta, kindlasti päikeselist kasvukohta. Samas sortide valik on nii palju laienenud, et on ka eri värvilisi sorte juba olemas. Mustal sõstral näiteks on rohelise viljalised sordid, sort Verti on juba aastaid olnud, kuid tema oma puudustega ei ole kõige parem just. Samas on aretatud nii Soomes kui Venemaal rohelise viljalisi täiesti uusi sorte, nii et need on veel paremad. Ja teised sõstrad? Punased sõstrad, nende sorte on hoopiski vähem. Tegelikult on ka valge sõstar, punane sõstar iseenesest ja on punase sõstra erivärvilisi sorte veel juurde tulnud, näiteks tumelillade marjadega sort Viksnes. Siis on roosade marjadega sordid on olemas. Aga karusmarja ja mustasõstra ristandid? Karusmarja ja mustasõstra ristand, mida on juba aastaid või aastakümneid kasvatatud, need sorte on küll vähe, kuid nendel on omad puudused, nii et nad ei ole laiemalt kasvatamiseks läinud. Aga karusmarjad ise, ka karusmarjasortide hulk on suurenenud ja aretatakse juurde võimalikult jahukaste kindlaid sorte, siis püütakse ka ogade poolest jälgida, et ei oleks väga tugevate ogadega. Karusmarjal on ka nüüd tulnud, kui tavaliselt on rohelised või punased variatsioonid olnud, siis nüüd on tulnud ka näiteks juba oranžikate marjadega sorte. Nii et ka värviskaala jällegi suureneb. Kui sina peaksid oma aeda valima ühe musta sõstra, ühe punase sõstra ja ühe karusmarja, siis mis sordid need oleksid? Mustasõstra sordi eelistus praeguse järgi näiteks Bagira on üks sort, mis võiks olla siis punasest sõstrast. Praeguse seisuga Jonker Vandets on üks, mis väärib kasutamist. Uuematest sortidest on peale tulnud mul näiteks üks Poola sort Roland on, aga sellel on nii lühikesed katse tulemused alles, et ei julge pikemalt veel soovitada. Ja karusmarjadest võib-olla jääksin Leban punaise juurde, mis on üks minu meelissortidest. Neil, kel on aias vanu viljapuid ja ruumi uute jaoks ei ole, ei maksa ka heituda.
Seedri puukoolist saab talvel hankida pookeoksi ja vanad viljapuudki võivad olla heaks materjaliks luua võimsad perepuud. Puid saab ümber pookida, kui neil on kena elujõud järgi, puud on tugevad, heas kasvujõus ja siis saab ühele puule üsna palju sorte peale panna ja koduaednikul või kellel kogemusi vähem on, selliste suurte puude pookimine on märgatavalt lihtsam kui väikeste puude ümber pookimine, sest seal saab ühele oksale mitu pooki peale panna jämedale oksale ja osa neist ikka kasvama läheb. Ja teine muidugi see, et oksi on palju ja saab erinevaid sorte panna ühe korraga ühe puu peale, nii et see töö ei ole eriti keeruline ja samas õnnestub hästi. Mis aastaajal seda tehakse? Tehakse kevadel, siis kui püsikülmade aeg on möödas ja kõige parem muidugi on siis pookima hakata, kui koor on lahti aluspuul. Siis mahlad juba väikest viisi liiguvad ja kokkukasvamine on hästi hea ja ei ole vaja liigseid liigutusi teha seal koore eemaldamiseks. Võib ka täitsa siis pookida, kui õuna põitseb ja kasvamine on väga hea tavapäraselt olnud. Nii et inimesed võivad oma vana viljapuu otsa pookida kõike, mida tahavad ja tulla siis siia pookeoksi varuma. Jah, saame ikka. No mugavam ja õigem muidugi oleks pookokste poole pealt nad juba sügisel ära tellida. Me endal pookoksad varume hilissügisel, varatalvel, siis kui veel püsikülmasid ei ole ja paneme hoiule ja oleme suutelised siis terve tall läbi inimestele nüüd välja saatma. Saadame postiteenusega, nad jõuavad ühe ööpäeva jooksul kohale ja siis kui mahti saab olema, siis inimene saab need poogid endal aeda paika panna. Ja palju me teeme ka perepuid ja soolopuid ka inimeste okstega. Tihtipeale tullakse ja öeldakse, et meil on selline tore õunapuu olemas, aga nüüd ta on juba vana ja tahaks noore puu sinna kõrval istuda täpselt selle sama. Kas ploomipuu peale võib pookida näiteks ka virsikut ja aprikoosi? Jah, võib teha ja meil endal kah siin on aias olemas selliste vastupidavamate ploomisortide peale oleme siin nii virsikut kui ka aprikoosi teinud ja need on vastupidavamad kui need õrnad eksootilised kultuurid päris soolopuudena. Nüüd mõni aasta tagasi saigi tehtud õige mitu puud ploomide peale ja üllatav möödunud aasta olid viljad peal juba. Kuidas te oma puid lindude ja putukate eest kaitsete? Taimekaitse peab tugev olema, eriti just tänavu, sest loodus ärkas tänavu väga varakult ja tali oli suhteliselt pehme ning kahjurid kui ka haigus tekitajad elasid selle talve üsna jõukalt üle ja nüüd on kõik nukatagusid tigusid täis ja igal pool on lehetäid ja nii et loodus lokkab. Kas lehetäide vastu piisab sellest kleepribast tüve peal? Katsetama peab kõiksugu variante, aga meil on taimekaitsevahendid valdavalt need, mis on koduaednikele lubatud, mis on aiapoodides saadaval ja lisaks kasutame ka selliseid profipreparaate, kui asi väga karmiks läheb ja mingisugune kahjur hakkab väga tugevasti jõudu üle võtma. Ja muidugi kasutage neid taimekaitsevahendeid, mis on juba omaseks muutunud ja tuleks muidugi võimalikult vähe taimekaitsevahendeid kasutada. Koduaias jah, kus need puid ja põõsaid vähem on, et seal on täiesti tervitatav, et kasutada looduslähedasi abivahendeid. Viktor Skoba, saan aru, et teie olete siin Nurga puukooli aianduspäevadel eriti oodatud külaline taimegurmaanide seas, kuna teie käest saab osta tegelasi, keda mujalt tõesti ei õnnestu leida. Miks neid uusi sorte nii palju peale tuleb? Miks inimesed haruldlusi nii hoolega otsivad? Это просто, человек интересует, это как увлечение, как коллекция. И эта коллекция интересует это уже очень потом других людей. В принципе, это увлечение, которое переросло в какой-то азарт уже, да. Но это потом очень другие люди, опять это нужно и для других людей. И в Латвии, и в Эстонии, и вот из Финляндии очень многие такие редкие растения ищут. Kas üks aspekt võib olla ka see, et uued sordid on aretatud külma ja haiguste kindlamateks? Да, но я занимаюсь более такими растениями, которые, пока в Прибалтике неизвестны. Это из Сибирь, остров Сахалин, Курильские острова, Корея, Япония. Они там, в принципе, растут в природе и по зимостойкости. Балтика тоже очень хорошо подходит по природным условиям.
Просто раньше не было таких возможностей достать эти растения, семена. Сейчас можно ехать в экспедицию, даже можно. Сейчас в Россию труднее, легче в Корею, Японию поехать. Хотя в России очень интересный Сахалин, Курильские острова. Это очень, Алтай очень интересный район в смысле растений. Aga need sordid, kust need pärit on? Рудбеки, или как сейчас они называются, эхинация махровая, эти, в принципе, занимаются в Голландии и сейчас очень занимаются в Америке. Но эти сорта все имеют лицензию, и мы их можем распространять только с лицензией. Ну, орхидеи – это мое увлечение, орхидеи и триллиум, лесная лилия. Эти, в принципе, уже выращены из семян, и сейчас в Латвии разводятся вегетативным делением способом. Но тоже все время сейчас уже с Китая можно получать, коллекционеры едут сами, новые сорта, которые тоже адаптируется. Но пока сейчас еще я их так в продажу, надо проверить лет 4-5, пока способность расти у нас. Tähendab, kõik, mida te müüte, on juba kontrollitud? Да, это в Латвии растет не менее 10 лет все. Только эхинации, новые сорта, которые 2-3 года, но тоже в Латвии уже они росли и все проверено. Eesti kogenuim roosikasvataja on kindlasti Rein Joost. Et orienteeruda roosimaailmas, külastasimegi teda. Roosisõpradel tasub kindlasti märkmikusse märkida suvised suurüritused, Tallinna botaanikaaia roosipäevad juulis ja Nurga puukooli aianduspäevad Ellamaa arboreetumis augustis. Mõlemal üritusel saate kohtuda ka Rein Joostiga ja hankida enda aeda taimi, mis täna teile ehk silma jäävad. Tänapäeval on meil sadu roosisorte, eelmise sajandi keskel veel vaid mõned. Kas nendest vanematest roosidest on ka mõni sort, mida tänagi esile võiks tõsta? Ja on küll, neid on päris mitmeid, kõige kuulsam nendest on Gloria Dei, mis on olnud juba enne sõda aretatud ja maailmas väga kuulus sort. Siis olid Orange Triumphid, 70. aastatel tuli Superstar ja Baccarat. Kui me võtame väänrooside ehk kronirooside seltskonna, mis neist oleks kõige kindlam punane, kõige kindlam roosa ja kõige kindlam valge roos? Inimesed ikka küsivad seda kuulsat flammentantsu, kuid see sort siiski õitseb ainult üks kord, aga ta on seda väärt. Ta õitseb 3 nädalat ja kui on jahedam suvi, siis isegi 6 aega. Aga siis seal ühel ruutmeetril võib olla 400-500 õit. Pikka mööda tuleb riburada pidi siin ka uusi sorte. Roosadest on Kir Royal ja siis on tulemas ka Onyx-roosid. On üks ja kollane Christine Helena ja lilla on Perennial Blue. Ega seda valget roniroosi väga head ei ole. Roosadest roosidest on muidugi väga hea on New Town. Kas ka nii võib küsida, et mis on praegu Rein Joosti lemmikud? Minule isiklikult meeldib väga sellised oranžikad värvitoonid nagu Piccolo on ja madal, ta on hästi varane ja muidugi on kirjud sordid ja valged ja roosad ja Käesolev aasta on eriti kahjurite rohke ja olen kuulnud, et mitmed mürgivastased aednikud on siiski mürgipudeli järgi sunnitud haarama. Kuidas sellega siis ikkagi toimetada? Ei saa ju lasta endale kalleid taimi hukka saada. Jah, need mürgid on, kui te lähete aiapoodi ja küsite, et vaata, et mul on niisugune asi, et mul on nüüd lehetäi, siis teile antakse sealt kohe 10 või 50 grammine pudelikene ja seal on õpetus juures ja selle järgi te teete selle lahu ja lasete õhtu vaikse ilmaga peale. Ja see toimib kohe. Teised asjad on haigused. Kas on mingeid viise, kuidas ka sel aastal, kui haigus on juba välja löönud, midagi päästa saaks? Ja on selleks me peame siis pritsima neid vastavate kemikaalidega ja selleks on head vasepreparaadid ja on olemas ka veel muud preparaadid, millega siis tehakse vigade parandust või järelravi. Kas ka istutamisel annab juba teha vigu, mis roosi kasvule kaasa ei aita? See istutuskoht peab ikka olema nii, et ta sul ikka seal vähemalt 10 või 12 aastat või 15 aastat ühe koha peal kasvab. Ja selleks peab olema ikkagi sellele juurekavale loodud võimalus, et need juured saavad hästi laiali minna. Kui näiteks siin see roos on 60 cm või 70 cm pikk, et tema juured võivad olla siis, kui tema saab vabalt seal mulla sees kasvada 6-70 cm igale poole. Näete, siin on nüüd juured, eks ole.
Nüüd võtame selle poti ja kui meil on siin tehtud roosiauk, piltlikult on niimoodi, et see on nüüd peenam, siis tuleb tema istutada 10 sentimeetrit mulla sisse. Siis hakkavad siit need pungad välja kasvama, sealt kasvavad siis korralikud roosi uued võrsed. Meil on ka poes müügil igasugused roosimullad. Kui seda istutusauku segada, kas siis on mõneks ajaks muretu? Jah, need on kõik teaduslikult uuritud ja need on testitud mullad, nii et me kasutame seda mulda väga palju. Aga kompost? Aiasaate lemmikuks on kujunenud matukardi hobusesõnniku baasiline kompost. Kuidas sellega on? Jah, see on ideaalne. Hobusesõnnik on nii aktiivne oma bioloogilise eluga, et 1 grammis hobusesõnnikus on 70 000 bakterit, nii et see paneb selle niigi elama. Mida tervem ja elavam muld on, seda parem on ja muidugi ei tohi seda kohapealset mulda ära üljata, sest et mis nüüd ei sobi roosidele päris ja taimedele on puhas savi ja ütleme liiv või ainult ka puhas turvas. Aga kui ikkagi on näha või oodata, et roosid siiski on näljased, kuidas kõige paremini saab roosid päästetud? Tagantjärgi väetamine on ikkagi kõige kiirem on vedelväetised ja selleks on väga spetsiaalsed saksa väetised, mis on väga head ja väga kontrollitud ja testitud ja kõige parem on vedelväetis. See on kohe ette nähtud ja see on mõjub ja ta mõjub hästi. Niisiis, hooaja lõpuks loosime välja ka suure hulga Bakkeri kinkekaarte. Nädala jooksul saavad kõik veel vastata küsimustele, mis meie Facebooki lehel endiselt avatud on. Kohtume augusti lõpus ja suurt aia nautimist teile vahepeal. Aiasaadet kutsub vaatama Sipelga pulbritootja Bross. Sadolin toob teieni vabaõhuetenduse sõprusest, golfist ja armastusest. 4 paaris mängivad Egon Nutter, Raivo Rüütel, Sulev Tepart ja Lauri Nebel. 7 etendust juulis Jõelähtme golfikeskuses. Ilusat teatrielamust!